Kohtusime Tartu Ülikooli Narva kolledži õppedirektoriga, kes rääkis meile kolledži õppetööst ja kolledži tegevustest. Tere, Aet! Tere! Oleme siin uhkest Narva kolledžis. Räägi palun, kuidas see ilus maja valmis sai? See ilus maja sai valmis niimoodi, et Raekoja platsi ümbrus oli tühi ja Tartu Ülikooli Narva kolledž tahtis siia rohkem elu tuua. Ja siis tulid arheoloogid, kaevasid selle kõik üles ja said väga palju põnevaid leide. Siis tulid ehitajad, vahepeal olid arhitektid ka, kes joonistasid selle ilusa maja. Ja nüüd meie oleme need õnnelikud, kes seda kõike kasutada saavad. Aga kindlasti on hea meel, et Narva kolledž on valmis ja ta toob nii palju uut energiat just Narva linna ja Narva elanikele oma üritustega. Ja mis teil nagu veel toimub peale õppetööd? Täpselt nii ongi, et sellest on saanud kõige paremas mõttes selline keskus, mitte ainult kultuurikeskus ja õppetöökeskus, vaid tõesti siin kogu aeg elu keeb. Et mina nimetan seda suminaks, mis on selline väga hariv sumin. Meil toimub päris sageli igasuguseid üritusi, küll kontserte, teatrietendusi, konverentse loomulikult, erinevas suuruses konverentse ja seminare. Ja mis on meie jaoks hästi oluline see, et kui need konverentsi korraldajad on sõbralikud, siis meie üliõpilased saavad ka sellest kasu. Et see rikastab õppetööd väga olulisel määral. Täpselt konverentsidest rääkides, et Tartu Hoiul-Laevaühistu ühistu plaanib kevadel läbi viia ühistegevuse konverentsi just Narva kolledžist, et kus siis muuel Narvas. Et mis te sellest arvate ja kuidas saab nagu tudengid kaasata ja siduda nende õppetööga? Me oleme teinud erinevaid uuringuid, et mida meie lõpetajatest ja õppetööst arvatakse ja selgub, et osad tööandjad näevad, et meil on veel natuke arenguruumi just koostööoskuses. Ehk siis meie asi ongi õpetada veel paremini oma üliõpilasi koostööd tegema. Väga sageli on koostöö lihtsalt selline hüüdlause, aga sisuliselt ja praktiliselt reaalset koostööd ei osata mõnikord teha. Nii et meie asi on siis seda õpetada. Teie konverents saab lihtsalt omalt poolt veel lisaks näidata, mida kõike on võimalik saavutada ühise tegevusega. Nii et ma arvan, et siin on väga suur osa, selline ühishuvide osa. Kui me räägime tudengi elust, et mis erialad on Narva kolledžis ja keda te ootate õppima? No Narva kolledž eelkõige loodi õpetajakoolituseks. See oli tema esialgne ja siiamaani kõige olulisem funktsioon. Ehk siis selle regiooni koolide jaoks valmistame ette õpetajaid. Aga erinevatel aegadel on avatud veel erinevaid erialasid, mis siis regioonile just kasulikud on. Avati noorsootöö, kohaliku omavalitsuse korraldus. Praegu kõige uuem eriala on ettevõtlus- ja projektijuhtimine, mis kindlasti teie tegevusega väga oluliselt haakub. Ja uuel õppeaastal avatakse IT-eriala. See saab ka väga põnev väljakutse olema ja ta on positiivne jällegi selle koostöö osas, ehk siis kuidas need erinevad erialad üksteiselt saavad õppida, kuidas need erinevad erialad üliõpilased koos midagi tehes saavad oma teadmisi laiendada.